poes käik. Ja tervist, ütleme teile Delfi stuudiost, kus võtame ruttu Portugali ralli, mis lõppes äsja. Võtame Delfi stuudiost ruttu muidugi selline natuke liialdus, sellepärast, et ratsmeest on täna telefonitoru otsas 11 Kaspar Ruus koha peal. Kaspar, kuidas siis need viimased 2 vihmaspäeva on olnud? Kas on mõnus olnud seal liguneda? Bon dia. Selle ralli Portugali ilmi jääb küll meelde, et siin on põhimõtteliselt 4 aasta aega, võib siin tunni aega olla, et eile mingi aeg päeval rallipargis oli tõesti hall sein, vaatas aknast vastu ja pool tundi hiljem oli päike. Et siin eile õhtul veel korralikult, siin täna on olnud isest ilma mõttes okei, aga see ikka üli muutlik on see ilm siin küll olnud, jah. Ja teine mees siis, kes ei suvatsenud, rõhutan sõna, ei suvatsenud kohale tulla, on loomulikult Roland Poom, mis on siis sel korral sinu vabandus. Sul mingi ühel korral on ma ei tea, lund sajab ja kõik muud vabandused, sul varsti hakkavad need otsa saama, Roland, mõistad sa? Kuule, te maksate mulle nii vähe, et ma kütus on nii kallis, vaata, et ma hakkan peale maksma selle üritusele juba. Ei, tegelikult on lugu selline, et ma eile terve päeva veel panime Saaremaa sprintrallit, tegime ülekannet koos Rauno Paltseriga, kus juures ja vastu ööd jõudsin koju ja ausalt öeldes siis tuli veel mõndasid katseid järgi hakata vaatama Portugalist ja selline parajalt uimane päev on täna, ma ütlen. No võt, ei saab Andres küll, aga millest me siis räägime? Räägime sellest, et Portugali ralli suur Hyundai pidu lõpuks ometi Neuville võitis, Solberg 2, Evans 3, Fourmont 4, Katsuta 5, Ogier 6, Bajari 7, Sordo 8 ja Martin Sesks 9. Need olid siis ralli 9 paremat ja siis MM-sarja kokkuvõttes võib ära fikseerida, et Delfin Evans edestab Katsuta 12, Solbergi 31 ja Fourmont 44 punktiga. See on selline suur raamistik, aga alustuseks peame ikkagi vist rääkima eestlastest, et kui reedel, või oli see juba neljapäeval õigemini, tundus, et see eestlastest ei saa üldse rääkida, et mõlemad mehed Virves siis esimesel ja Jürgenson oli äkki 3. kiiruskatsel jäid tee kõrvale või Jürgenson siis teisel, see tähendas, et nad ralli 2 katkestasid superralli süsteemis, langesid sinna kuhugi rivi lõppu, mitte midagi reedel ju teha ei saanud sealt, kui sul on 30-40 autot varem selle tee üles künnud, aga siis hakkas vihma sadama ja Virves lõpetas laupäeval selle lühikese rallikrossi katse võiduda ja pühapäeval siis 4 katset, 4 rallikatsvõitu ja mis kõige siis sellise vägevam, et Virves siis läks nende Eesti üldkatsevõitjate nimekirja ehk siis tõepoolest, et oli see siis FAF esimene läbimine, esimesed mehed sai vihma, tadumised ei saanud ja Virves seal sellise ajaloolise esikoha võttis. Alustame Roland Poom sinust. Vägev värk ju, müts maha, ma ei tea, sinna ainult ülivõrded, et Virves näitas, et kiirust on tal rohkem kui küll. Absoluutselt, et kõik saab andeks. Ta saab kõik selle esimese katse jama andeks ja pole mitte mingit küsimust. Katsevõitudeks, aga vaatame puhtalt 4. leegi, ehk siis tänase päeva kokkuvõttes edastas ta lähimat konkurenti Roope Korhoneni minut 30-ga. No see on crazy. Ja siis, kui me võtame Robi sealt eest, minut 30 Roope ees, ja siis tuleb Roope, Teemu Sunninen ja Romet Jürgenson on kõik 6 sekundi sees täpselt. Et see nagu näitab ikkagi sellist, kui palju ta sai nagu oludest eelist, aga samamoodi ikkagi, et tuleb olla sõidumees, et neid olus ära kasutada. Kaspar Ruus, sina siis vist täna neid veel näinud ei ole, eelnevatel päevadel oled, võtta siis nende meeste eelnevate päevade jutud esialgu kokku, esteks siis kokku. Jaa, no neljapäev oli väga nukked. Et reedel oli neil puhas siuke testimis, katsetamispäev, et ütleme suhteliselt sündmust vaba oli. Aga eile oli õhtused intervjuud isegi päris lõbused, kuna nad olid päev otsa vihmas passinud, mudas sõitnud. See oli täiesti, need olud varieerusid, Virves lõpetas päeva katsevõiduga, aga vahepeal kaotas üle 2 minuti, Jürgenson kaotas 3 minuti, siis nad õhtul olid siuksed, mis sa teed, et täna oli selline päev.
et eile oli ka sihuke omaette nagu vaatepilt, aga jah, täna nüüd ma siin hoiangi saate kõrvalt hoian sellel Mapside silma peal, et millal nad liikuma hakkavad, et saab siin, ma arvan, hiljemalt äkki tunni jooksul saab nendega ikka rääkida, et siis saab nädala kokku võtta ja noh, ütleme arvestades, kui nukralt see algas, siis ma arvan, et see täna ja eriti Virvese sõit on nagu väga hea, ütleme siis palsam sellele kõigele. No vaat me siin mõtlesime, et vaata see Totsport loll meeskond ei pane seda Virvest punti rallit, see pane Portugali, et miks nii? Ja no tuleb välja, et seal on targemad strateegid kui mina, et kuigi see Virvesel, see nutter saldo, et laias laastus nüüd on ikkagi 3 Portugali rallit järjest ikkagi seda tulemust pole tulnud, aga seda ta vist näitas küll, et sõidumeest on seal rohkem kui küll, et see katse võitjate nimekiri, seal on 6 meest, esikohal siis Ott Tänak, 441 katsevõitu ajaloos, Mark ja Märtin 101, Urmo Aava 5, Linnamäe 1, see oli siis see Rootsi lumes, nüüd Virves 1 ja siis kuulsa Moskvitsiga aastal 73, oli 75, Heino Sepp, let's go Poola rallil. Aga see mõttes õige auväärsesse nimekirja ta sai. Et ma ei tea, et tegelikult ma küsiks niipidi, mis sa arvad, et kas Virves kokkuvõttes, kui sa temaga rääkima lähed, on selle ralliga rahul või pigem on see tripeldus ikkagi suur, et see kohe alguses seal laia taha läks? Ma arvan, et pigem on rahul, et puht tänase pärast pluss ka see, et see ei ole punktiralli. Et nad ütles juba reedel ka, et ütleme lähenemine ega midagi ei muutu, et õnneks siit midagi kaotsi ei lähe. Hooaja üldarvestuse mõttes, et ma arvan, peale tänast ma usun, et on ikkagi rohkem rahul. Roland. Ma lisan siia selle samale küsimusele ka, et ma pigem arvaks ka, et on rahul ja võib-olla eelkõige just sellepärast, et mis on Škodale ja Tokspordile oluline? Näidata ju ikkagi autot heast küljest, näidata, et auto on kiire ja olla Toyotast parem. Ja ma arvan, et tänase päevaga selgelt sai see ära tõestatud ja kui võtame ka eelmised päevad kokku, siis eelmised päevad, nagu Kaspar ütles, kas testiti midagi lihtsalt vihmases ujuti on ju kuidagi lõpuni, et see ei olnudki nagu see koht, kus kiirust näitama hakata võib-olla on ju. Et täna need olud lihtsalt olid sobivamad ja siis siuke lajatus, et ma arvan, et Škoda on väga rahul. Ja ma arvan, et selle pealt on nüüd heagi minna Hongris Kreekasse minna, sest seal ta ju sõidab ka punktidele. Et see ralli oligi, üks osa plaanist oligi teha siukest ettevalmistust ka Kreekaks. Et ma arvan, selles mõttes oli päris kasulik nädal tegelikult, jah. Nutter muidugi on see, et tegelikult et nad tulid seal nii tagant, et ma ütleks mõnes mõttes seda nagu üks-ühele võrdlust nagu ei saanud, et kui olid kuivad olud või alguses oli kuiv hakkas sadam, eks ole, siis nad raudsid minutitega ja kui olid nagu ja mingil määral ikkagi neil oli, ma arvan, päris mitmel katsel oli ikkagi nagu robustne eelis ka, sa ralli 2 ja ralli 1 ei võida, aga ma ütlen, et Virves võitis kõik viimased 5 kiiruskatset rallil, siis päriselt seda head võrdlust nagu kahjuks teiste tippudega see Virves ei saanud, et see on vist ainus asi, mis natuke ripeldama jääb selle kõige ilusa juures. Kuigi eks ole, kui me vaatame seda stardin nimekirja, siis me päris ei saa öelda, eks ole, et see on ju puhtalt ainult sellepärast, et nad sealt tagant tulid, seal nende vahelt tuli veel, eks ole, et see põhimõtteliselt see Rossell Johan alustas üsna täpselt enne Virvest, on ju, see Sarrazään alustas enne Virvest napilt, eks ole, et tegelikult ta tuli seal, Greensmith oli vist eile, oli päris tagaotsas täna ka, et seal neid tugevaid sõidumehi oli küll, et neid ta tuulutus, aga sellist üks-ühele võrdlust, ma ei tea, Teemu Sunineniga, Nikolai Drasiniga, Robert Orhoneniga, et seda päris sel rallil ei saanud, et sellest ta vist veidi kahju, ainult. See on vist ainus asi, millest mul on kahju. Jaa, olen nõus sinuga. Jürgenson, räägime temast ka. Mille Johansson sai ühe katse finišis kaamera ette ja ta natuke ütles, et see Ford ikka ei ole päris see, et see oli umbes eelviimane või eelviimane katse seal rallil ja siis ta ütles, et me ikka veel otsime, et seda masinat kuidagi nagu paremini liikuma saada. Et edasi Ford Fiesta ralli 2 edasi vist liialt hästi ei liidu, et Jürgenson seal, poleks Virvest olnud, võib-olla me oleks hoopis teistpidi ülirahul olnud, aga see Virves natuke seda Jürgensoni sõitu justkui varjutas, aga samas edasi Jürgenson, ma ei teagi, kas Roland Poom, sina see sirgjoonelisem mees, et mis jäi Roometil sellest rallist näppude vahele?
mis oli näppude vahele, noh, eks oli samamoodi Virvesega tänast päeva ikkagi kiitma, et kui saab mingisuguse stardipositsiooni eelise, siis suudab ka nagu ära kasutada seda, et see ikkagi näitab taaskord seda, et küll ta sõita oskab. Aga noh, keeruline, väga keeruline, jah, tõsi, ma olen nõus suga, et nagu kuidagi seda kokku võtta, et kui Robert ilmselgelt oma esimese katsega lihtsalt ära mässas oma asjad on ja pärast see tempo tegelikult oli ikkagi suht okei, on ju, noh, olenevad siis kas mingitel katsetel või mingil luubil ta testis midagi või et see ikkagi viskas sellist top 3 aega nagu ikkagi tihti peale sisse, noh. Et siis Jürgensonil selline stabiilne kaotus, noh, suurusjärk sekund kuni 2 sekundit kilomeetrile ikkagi tiksus sealt. Et eks jah, väga keeruline midagi selle mõttes öelda, et ma ütlen, Fordi taha jääb palju ja me ei saa praegu, me ei saa kuidagi hetkel Rometi tempost aru, ma arvan, tegelikult. Et mingid katsed on, kus me saame aru, aga tegelikult meil ei ole absoluutselt mingit head pilti ees. Jah, et me seda head võrdlust selle Mille Johanssoni ka ei saanud, et sulle tunnen, et stardikohad lõpetus olid läbi terve ralli olid sellised paarkümmend minutit erinevad. Vaata, pühapäevases arvestuses näed sa, Virves oli täna kiirem kui Tanis Ordo. Ta on hea nimekiri, et Tanis Ordol polnud ühtegi jamada, et okei, Ožee oli ka tema tada, see Ožeel olid jamada. No näed sa, Virves puhta sõiduna parem kui Tanis Ordo. Noh, vahetame need mehed ära, mis siin ikka. Kaspar, kuidas sina Jürgensoni nädalavahetuse rottu võtad? Ma natuke nüüd kordan, aga eks ta on ka keeruline võtta, et noh, Jürgenson rääks juba ralli eel, et testi põhjal ja testikatse põhjal, et see masin ei ole üldse seal, kus nad lootsid või ootsid, et päris keeruline tõotab tulema. Tegelikult reede hommikul ta oli isegi, ütleme, heas mõttes üllatanud, et polnudki nagu kõigul, aga ütleme, ilmselgelt tööd on palju. Et noh, jah, kokkuvõtte ongi nagu raske, sest stardipositsioonid kõik erinevad, aga noh, vähemalt tuldi nii-öelda 3, ütleme, pikka päeva tuldi ikkagi lõpuni ja sai nagu kilomeetreid ja kinnitamist ja ütleme autoga, ma usun, midagi nii-öelda rohkem ikka õppisid tundma. Et jah, eks ta selline nädalavahetus nagu seekord oli. Jah, ja siis ralli 2 arvestuses võttis esikoha siis Teemu Suninen, et ta saldo on siis 2 punktirallit, Rootsis teine, Portugalis esimene, ütles ka, et noh, ma ei tea, kust iganes ta seda raha on traapinud, et siin üldse sõita saab, et see ütles ka loodetavasti, et ma nüüd näitasin kiirust ja et loodetavasti see toob midagi head, et ralli 2 ploti lõpetuseks, noh, see Suninen tegelikult on ikkagi pull sõita küll, et kui neid võimalusi saab, et noh, täpselt siin rallil oli ka see lõpus, et no võiks ju natuke isegi rahulikumalt võtta, et sa nagu nii võidad, aga ikka kipub seal natuke all-in minema kohtadest, kus pole vaja, aga eladu, et mine sa tea, et äkki kui neid kohti juurde tuleb, et siis tõepoolest see Teemu on üks mees, keda võiks kuhu ligi kaaluda. Jaa, olgem ausad, ta peaks täna seal Hyundai suures meeskonnas olema ja olin selle arvamusel eelmise aasta lõpus ja olen siiamaani, et nende 2 nii-öelda kogenud sõitjaga seal mõldamine on suht mõttetu üritus. Pigem selline normaalse kogemusega kiire sõitja käes peaks see koht olema. Ma usun ja loodan, et need tulemused aitab küll, sest ma läksin Rootsist temaga, seal ta sai vist teise koha Korkoneni järel. Et siis ta ei teadnud, mis edasi programm on, ütles sama, mida täna, et ma väga loodan, et need tulemused aitavad. Noh, nüüd sõitis jälle ja tal on ju, kas see oli Portugali või Hispaania tiimiga, teeb veel ERC sarja, et ütleme, loodame, et see siis andis nagu uue tõuke nüüd uuesti, et ilmselgelt on ülikiire vend ja väärib seda võimalust. Ja selle ploti lõpetuseks enne nüüd laseme Rasparusi ära. No nii, sa olid nüüd mitu päeva Portugalis. Mis oli siis sinu kõige suurem gourmet elamus? Sa pead ikkagi Jaan Martinsoni saabastesse astuma. Kas olid need, ma teen ikka siia, kas need olid need pitsid seal Peep Pahviga või said veel midagi head? Eile õhtul ma sain päris head mingit kohalikku, mõtleme, siin oli mingi Francesca, midagi sellist. Kõige omapäraselt tehtud nagu võileib, et mingi suure astme sees, juustuga üle valatud sees on head sealiha ja sinki asju, et see, ütleme, et portugalased liha oskavad teha, et ei saa kurta. Et see suur battle sul see, et võtab rohkem alla isa või sina, siis ma saan aru, et see Portugal hästi sellele battlile ei mõjunud.
no eks tuleb järgmine ajal pingutada jälle. No raske elu. Tule, ma ei tea, kui sul on veel mõtteid, siis sa võid siia mingit oma ilusa kokkuvõtte sellest etapist teha, et mis sulle meeldis, mis ei meeldinud ja siis ära minna. Ma lisaks ja ma lisaks veel nii, et esiteks ilm tegi üli nagu huvitavaks olla ja vaatemänguliseks. Ja no väga sarjale, üli hea, et Hyundai vähemalt kruusal ikkagi sõidab ja et nad ka võitsid, et kui need ei oleks see nädal, ei oleks ka tempos olnud, arvestades, et peale Jaapanit on käinud kruusa peal edasine hooaeg, siis oleks ikka väga nukkerand. Aga õnneks on nad kruusal ikkagi vähemalt siukse raskematel teedel saavad hakkama ja ma arvan, see on ülioluline. Vot, ja ma nüüd vist võib-olla hakkangi vaikselt liikuma. Mine tee siis kuulsad intervjuud eestlastega ära ja too Eesti rallifännidele suurt rõõmu sealt, et mis seal ikka, et pea vastu ja saan aru, edasi me siin koju ei oota veel lähiajal, et tuleb üks väike, ütleme, kõrvalpõige veel, jah. Vaat see reisumees. Sellest uuel nädalal. Jah, reisumees. Kuule, tavaits. Jõudu. Ja Roland Poom, tea, mis me nüüd sinuga teeme või? Ei tea. Räägi. Alustame sellest, et ma võtame need ennustused ette natuke teises võtmes, et lähtume sealt. Ma ennustasime, et kes on parim Hyundai sõitja ja mitmenda koha ta saab. Me mõlemad ütlesime, et Fourmaux on parim Hyundai sõitja. Vahet pole, et mina kolmas, sina teine. Aga Neville tuli. See on see vana, et see nurgast tulev mees, eks ole, et räägime siis seal... mis sa tantsid ja... et no Ilno, see mõttes, et see, mis ta Horvaatias maha lähmerdas, et tegelikult siin mõnes mõttes, et selle nagu heastas ära, et kui teised siin lähmerdasid, siis tegelikult siin me teistest meestest jõuame rääkida küll, aga kõigil oli mingeid jamasid, Neville oli vist ainus, kel ühtegi suuremat jama ei olnud, tuli üsna stabiilselt, oli kogu aeg seal suures mängus olemas, oli valmis. Ja ütleme nii, et kui Ogier oli selle ralli kõige kiirem mees või kõige parem mees ja teda tabas ebaõnn, siis ütleme nii, et Neville igal juhul, eks ole, et see ralli teisena lõpetanud ja ta nagu ei teinki apse ja ei lõhtunud rehve ja tegi üsna sellise tubli ralli, et elagu, et lõpuks ometi siis on õnn ja Hyundai õuel. Ja, ütleme selles mõttes, et väga võrdsed mehed olid ja Fourmaux kuni selle kuulsa väljasõiduni vasakkurvis, kus ka Solberg tegi päris raju hüppe, ju tegelikult oli Fourmaux ralli liider. Ja võib-olla ikkagi selles osas, et see tõenäoliselt tõi nagu suht palju nagu maa peale tagasi taine, et võib hoogu maha võtta ja ei pea siin pushima enam liiga palju, et oleksid, las need jäävad. Fourmaux oli igal juhul väga kiire rallil. Mingil hetkel lihtsalt tuli võib-olla natukene peaga sõita vahele, mis on väga okei. Aga Neville pigem minu jaoks ikkagi üllatus. Ma ei oleks julgenud oodata ega arvata, et Neville võitma tuleb. Just Neville. Fourmaux osas, nagu sai ennustusse, mina panin ta teise, siis esimene teine, see on see so-so, et kui teiseks kellegi paned, siis tõenäoliselt juba võib-olla usuks ka sellesse võitu. Aga Neville'i puhul kindlasti mitte, nii et suurepärane töö. Ja nagu sa just ütlesid, et võib-olla viimased rallid on nii kehvad olnud, et kuidagi lihtsalt puudub igasugune usk temasse seetõttu. No selles ta sai siit suure punkti, 30 punkti ja ta tõusis MM-sarjas, mitte kuhugi, ta on ikka 7. Et selles mõttes see võtab hästi kokku, et kui mudast on olnud, et põhimõtteliselt võtad lähes maksimumi ära siit ja ikka oled põhimõtteliselt seal kodu selle pikarivi lõpus. Lähme siis, ma ei tea, kus rallil, olgem ausad, et see ralli võib jagada, eks ole, kaheks, et esimene pool oli kuivades oludes oli selline metsikult tihe sekund heitlus, ma ei tea, siin oli mingi 150 kilomeetrit laias sõidetud, esimesed 4 meest mahtusid kuskil, ma ei tea, vahepeal 8 sekundi sisse, pööraselt väikesed vahed olid ja siis teine pool oli see ja siis nagu ralli muutus laupäeva lõunal, siis hakkas see vihmaralli, see tähendas, et igal ratsel oli kuskil see, et kellel nüüd see parem seis on, kellel on kehvem seis, kes siin saab sahmata, kes ei saa, et kogu aeg mingi kalkuleerimine käis. Et ma ütleks, et täiesti suurepärane ralli, et oli nagu absoluutselt kõik, et võib-olla rehvi purunemisi oli tsipa palju, aga arvestades neid olusid, siis mõnes mõttes võib-olla oleks isegi ka hullemat oodata.
ja minu meelest ka nagu kõik selle action'i mõttes, olude mõttes, refi strateegia mõttes täiesti ideaalne ralli. Täpselt see, mida näha tahaks. Autos ära ei kukkunud, on ju, noh, M-spordid tegid siin kohati sellist show'd, aga mingit sellist avariiki sellist ei toimunud. Ja minu meelest just see refi strateegia selles osas, et seda pehmet, kõvat, et sealt nagu said aru loogikast, kui ühel oli üks pehme all hommikul esimesel katsel, said kohe aru, okei, sealt tuleb ajakaotus, kui teisel on 2, et see on hästi lihtne, loogiline jälgida kuidagi liiga, ütleme nii, et ei pea liiga tark olema, et saada aru, mida mingi refi valik teeb, et selles mõttes oli, ma arvan, väga paljudel rallifännidel mõnus jälgida ja actionit tänu selle ilmale ka, noh, päris crazy'ks läks see ühel hetkel. Võtame siis, tegelikult lähme järjest, mis seal ikka. Ralli teine mees, Oliver Solberg, raotas 16 sekundiga, aga noh see, tal juhtis ju Reiki, eks ole, siin sai räägitud, et seal see räige väljasõit seal see oli siis reedel tõenäoliselt, on ju. Mul on natuke päevad sassis neljapäev reede. See räige väljasõit, eks ole, seal, kus ta üle kivi ja üle põllu, kõigest üle, siis seal läks rehv. Siis ta tegi ise spinni, siis läks rehv ja siis läks vist igal veel rehv, et tal läks nagu kõik ja ma ei teagi, selles mõttes, et ühest hetkest ühel, mingi ajani sa võid rääkida ebaõnnest, eks ole, ta minu meelest ta ikkagi nagu paneb natuke liigi hullu ka, aga võib-olla ma eksin, et võib-olla peabki nii hullu panema, et kogu aeg juhtub, et ta tõusis, eks ole, tema sai seal laupäeval korraks see vihmast edu, pani mingi haige kiiruskatse, kus tõusis 4. kohalt esimeseks ja tundus, et ta on et äkki tuleb ära ja siis tulid, eks ole, siis tuligi kohe refi purunemine ja spinn ja kõik asjad, et ma arvan, tal juhtus nagu kõige rohkem ja ikka teine koht, et ma ei oskagi mõnes mõttes nagu super peale kõike seda, mõnes mõttes nagu mingites asjades vaataks ikka tallegi otsa. Mul on selline tunne, et ikkagi Ogier küpsetab ta mentaalselt väga läbi. Et see kuidagi kogu aeg oli selliselt see asi, et kõigepealt oli see väljasõita, aga nii kui tekkis olukord, kus tema võitis katse, väga kõvasti üks katse oli, ja nii kui Ogier mingi vastuavalduse tegi, siis järgmisel hetkel oli tal jälle mingisugune sõiduaps, midagi oli sees, pani otseks, tagurdas, siis kuskilt kaotas, ma ei mäleta, 20 sekki seal eile. Et kogu aeg käis kuidagi niimoodi, et midagi jälle juhtus. Ja tegelikult võtame kogu selle hooaja Solbergi. Tempo on kogu aeg ju suurepärane olnud, aga tal pole mitte ühtegi rallit olnud ilma sõiduvigadeta. Ta lihtsalt joppab kuradi palju. Ja selgelt vastus su küsimusele, et seda kõik juhtub liiga palju ja liiga raiult paneb, et tegelikult see samm tagasi on nagu ülivajalik, mis tundus, et võib-olla kohati tegi, aga kohati jälle ei teinud, et vahepeal katus sõidab ikka ära. Ja kui kiita teda millegi eest, siis pigem kiidaks teda selle pühapäeva eest, et okei, tal seal hommikusel katsel läks okei. Aga peale seda tegelikult ta nagu oli seal ratsefinissides, ütles ka, et ma ei tahtnud liiga palju suruda. Punktikatsel ütles ka, et ma tahtsin auto koju tuua, et kuskil tuli see mõistus pähe, et seda, ma ei tea, et seal esimesi püüda sõiduda ei ole võimalik, et hullu pole mõtet panna, et on selle auto koju ja selles mõttes, et paberil justkui liikus 4. koha suunas lõpuks teine. Ja nagu me rääkisime, et seda läks ikka MM-sarja kokkuvõttes läks ka vaja, et sealt mingid punktid tuleks, et liialt palju Evansil lähemal ei saanud, aga midagigi, et raske öelda. Ma ütlen, et see natuke hirmutav on jah see, et ta pole vist on absoluutselt kõigil rallidel ju põllul käinud ju selles mõttes, et Montes tuli läbi ime välja, Rootsis tuli läbi ime välja, et hakkad nii minema, siis vaatad, ma ei tea. No täpselt, et kui me võtaks sellise, võib-olla see aasta on kuidagi nagu omamoodi, et meil sealt eest kukkusid paljud ära, kui sa mõtleksid selle peale, et meil oleks ka Rovanpera, meil oleks Tänak, Ogier oleks täishooaega, kus oleks Solberg selle sõiduga? Olgem ausad, mitte kuskil. Praegu punktitabelis tõenäoliselt võiks ta olla seal 5-6 alles. Et lihtsalt ei, ta on tubli, ta on mega kiire. Ta on nagu crazy'lt kiire ja ta ongi liiga kiire. Mulle tundub, et nagu päriselt ka see, mis ta sõnad, ta ise ütleb seda, et nagu ma peaks sammu tagasi, et aga ta pole kordagi veel käitunud selle või teinud seda. Et ma arvan, et nagu ühel hetkel tuleb see hetk, et võib-olla nüüd Jaapan jälle asfaldi peal saab olema veits keeruline.
et no nüüd äkki siis tegelikult võiks korra võtta, et 2 poodiumit olemas küll, et võiks startida selle eesmärgi, et ilma vigadeta auto lõpuni tuua. No ralli üks selline anonüümsemaid sõitjad, ütleks mina, oli Elfin Evans, aga 3. koht, et selles mõttes, et Evans ütles ka, et mis see lõpu intervjuus oli, et ta oli oma kiiruses pettunud, et tegelikult et 3. koht, et tegelikult potentsiaali on ikka palju enamaks, et noh, puhta sõidu poolest ma arvan, et temast olid paremad Neville, Solberg, Fourmeau, Ogier, Bajari, noh, see on aus kohtades, mis ta on siis 6, aga töristas läbi ja noh, töristas läbi kõlab muidugi halvasti, aga tuli sealt just see laupäev-pühapäev tuli läbi ikkagi üsna kindla peale. Et ma saan aru, et reedel oli, noh, tal võis olla see, et esimesed 2 päeva seal puhastasid teed ja võib-olla ei saanud seda rütmi üles või ma ei tea, mis seal oli, aga nagu kuidagi väga selline, mõnes mõttes nagu ilmetu esitus oli justkui. Nõus, jaa. Eks ta esimene, see oli siis neljapäev-reede, ta ikkagi pigem puhastas ja kaotus circa pool minutit reede õhtub siis. Et otseselt ei midagi hullu esimesena startides, selline okei. Aga jah, ma arvan, et edasi see tempo oli selline võib-olla liiga keskpärane, et kui teised siin ikkagi suutsid katsevõite näidata stabiilselt ja kuidagi sellist võitlusvaimu oli sees, siis Evans ikkagi pigem mulle tundus, et oli see eelmise aasta Evans, kes lihtsalt turvas mingit positsiooni või turvas kindlaid punkte, et need ära tuua. Et siin sellist ründehetke ei olnud vist mitte kordagi see nädalavahetus. Jah, et nagu öeldud, et põhimõtteliselt, et alustasid Solberg, Evans on ju, mis ta siis reede järel oli, mis see meeste vahe oli, seal oli mis ta on, 12 sekundit oli reedel vahe, noh, peale seda, et startisid põhimõtteliselt koos, on ju üksteise järel, võrdsed olud, Solbergil läks 2 rehvi, ta kaotas päris palju aega spinniga ja ralli kokkuvõttes vahe on ikka 12, et see, noh, põhimõtteliselt, ma ei tea, Solbergi oleks pidanud minema 3 rehvi ja tegema veel ühe spinni, siis oleks Evans nagu kiirusega mööda saanud, et selles mõttes, et just see vahe nagu Solbergiga oli metsik, aga samas 3. koht on 3. koht. Et ma ei teagi, et samas ei saa liiga palju nahutada, et võib-olla oli tark sõit hoopis. Ja pigem võib-olla ütleme see laupäevane esimene ring. Ma vaatan praegu aegadega, no ta ei olnud ka nagu liiga kaugel maast, ta oli ikkagi suht tempos, et selle ringi ta oli tempos. Esimese enne servist siis, noh, Solbergile seal kaotus kohati tuli. Aga siis nii kui märjaks läks, tegelikult kohe oligi see selline turvamistempo, ütleme nii. Et siis SS18 oli, kus ta korraks nagu midagi sähvatas seal, aga sellega asi piirdus, et ühesõnaga, nii kaua kui vihma ei olnud, siis ta oli nagu kuskil lähedal veel olemas. Aga nii kui vihm tekkis, siis ma räägin, see oli nii turvaliselt tuldud, et 100% lihtsalt auto lõpuni toomine. Noh, ma ütlen, Evansi puhul kui siin 2 meest poleks eelviimasel katsel rehviga välja lennanud, siis me ei kiidaks teda üldse, siis tal oli ilmetu 5. koht ja siis me küsiks, et kas selline on maailmameister sõita. 3. koht on 3. koht. Siia sobib Inmari küsimus, kes tahab, sa rääkisid vihmast, et mis seade on Ogier mainitud, vahepeal, et Ogier, et vihmaseade, mis tähendab vihmaseade, et seal oli, ma arvan, ta vihjab selle, et laupäeva hommikul paljud ootasid vihma ei tuld ja siis nad ütlesid, et näed, et me sõidame vihmaseades ja väga keeruline oli. Mis on vihmaseade ja kuidas see erineb tavalisest kruusal sõitmise seadest? No vihmaseade auto on oluliselt pehmem. Sellist klikkide muutmist, keeramist saab ülesõidul väga lihtsasti teha, aga kui on juba amordi vahetus teema või vedrude vahetused, siis seda saab servises teha. Et kui me ralli algust meenutame, siis Ogier ei saanud üldse pihta, on ju. Ja siis oli ka see küsimus, et tal ei olnud suurt midagi teha. Amort oli vale all ja ta üritas seda kompenseerida siis pehmesegu rehvidega autol diagonaali pannes, et saaks seda autot kuidagi nii-öelda rehvist veidi pehmemaks.
aga ja, vihmaseade siis tegelikult lihtsalt oluliselt pehmem ja ega kui sa nüüd, kui täpselt on sellele keeruline vastata, sest nagu Ogier ütles, ta tegi üle 10 muudatuse sisuliselt siin vahepeal ühe servisega autole, et mida kõike täpselt vast on keeruline ütlema hakata, et eks seal võivad ka difride jutud olla, mis siis sõitja eelistab muuta, kui pidamine muutub oluliselt ja läheb märjaks. Nii on. Lähme edasi. Fourmaux, nagu öeldud, kuni selle hetkeni, mis oli siis 7. kiiruskatse äkki, jah, see oli ralli liider, tõsi, vahed olid veel väikesed, Ritteri, ja siis 8. kiiruskatsel tuli see raju väljasõit, jõudis finišisse nii, et ats rehvi oli tühjad, sinna läks, kadus selline, mis sa mälu järgi ütled, vist mingi pool minutit, eks ole. Et jama. Ja. Aga kui me paneme siia pool minutit ajale juurde või võtame selle maha, ta ei oleks ikkagi, ütleme nii, et ta esikoha mängust ei oleks kaudel olnud ja ta sinna poodiumi mängu võib-olla päris, et ei oleks ka settunud. Et ta oli kuidagi hädas, et ta alustas nagu vägevalt, aga mina ei saanud aru, et tema oli ka üks neid, kes nagu vihmas, ei tulnud välja, lihtsalt ei tulnud välja, et ma ei tea. Ja mulle tundus ka, et ta nagu turvas, et kui nagu kui vaatasid neid on-board'e sõitjatel, nagu kuidas rünnati, siis tegelikult oli ikkagi nagu väga raju riskide võtmine, lihtsalt tase nii kõva seal. Et kui sa mõnda kohta hakkad juba turvama, siis tegelikult see mingi 10 sekundit per katse kaotust, see tuleb ikka jube lihtsasti nendes oludes, sest lihtsalt sarja tase on nii kõva. Ogieri on-board'id olid nagu väga crazy vaadata. See auto oli igal pool nagu nii tee ääres. Kogu tee oli kasutatud, gramm liiga palju isegi kohati kasutatud. Ja tempo oli selline, et sa pead nagu pidamist täielikult usaldama. Aga üks asi, mida sa teha ei saa, on pidamist usaldada. Nii et sisuliselt sa lähed, aga ega sul nagu, olgem ausad, ega tegelikult ei tea, mis selle kurvi lõpus saab. Ja kes neid riske julges võtta, need said ikkagi selge edu ja Fourmaux jaoks ei olnud õige koht, kus seda riski võtta. Ma selles mõttes pigem kiidan teda, sest olgem ausad, tal juhtub palju. Ja kui siin oleks hakanud riskima nendes oludes, tõenäoliselt oleks tal ka juhtunud jälle. Nii on, et 5. koht, meil oli selline küsimus, et kes lõpetab kõrgemal, Ratsuta või Pajari. Seal vastus oli, mõlema ennustasin Pajarit, eksisime, sest Ratsuta lõpetas eespool. Ratsuta oli ka üks mees, kellel ei tulnud tegelikult see, et koht on veel 5, aga tema ta seda enesekindlust ei leidnud, et seal mingi hetk küll ütles, et näed, et Tänat ütles, et pane ja ära põe ja ma tahtsin panema kohe ja Tänat super. Aga suures plaanis ei olnud midagi liialt erilist, et see mõttes on, finiš-intekad olid seekord ägedad, et seda võin kiita, aga miskipärast jah, kõik see muu nagu liialt hästi välja ei tulnud, aga 5. koht, MM-sarja teine koht on teine koht, et tegi oma ära ja tõi auto finišisse ja kõik need jutud, et sina vist ennustasid, et ta katkestab, eks ole. Et kui peaks ennustama, kes katkestab, siis sina pead Katsutat võtta näpust, et tegelikult, ta vist ei olnud nagu ühtegi mega ärevat olukorda ka, vähemalt mulle ei meenu. Ja ei ta tunduski, et ta ei teiki suurt midagi, et ta lihtsalt sõitis selle ralli ära, mis ühtepidi ka taaskord ei saa öelda, et oleks võib-olla kõige valem lähenemine, eriti kui mõelda nii-öelda meeskondlikule tulemuse peale, et kui 2 meest ikkagi ees sõitsid poodiumi konkurentsis, üks nagu pani liiga raiult ilmselgelt, siis võib-olla see Katsuta selline teadlik, seal ei olnud ilmselgelt tegelikult teadlikult, aga hüpoteetiliselt, et öelda turvata mingit positsiooni tagant poolt, et kindlaid punkte võtta, iseenesest oleks nagu mõistlik tegevus ka. Aga selles mõttes ma arvan, et lepime kokku, et me selle osa ikkagi panime siis õigesti, et Pajari selgelt kiirem oli ja Pajari oli kuradi hea see ralli. Tõsiselt, Pajari oli väga hea. Jõuame Pajarini. Aga teeme enne ära, siis lähme järjest, kui lähme, siis teeme Ogier nurga ära. Ogier,
ma olin juba valmis siin ülivõrdeid, et ma see eilne päev, ma laupäeval mõtlesin ka, et see Foché on fantast vend, et see on täpselt, see on mingi kivine osadus, seal mingi vennad lõhuvad neid rehve ja ta tuleb sealt mingi üliaedlaselt läbi ja kaotab ja siis ütles et et ralli ongi riskide manageerimine, et ma võtsin siin viimased kilomeetrid ettevaatlikult ja siis kui see vihm hakkas sadama, oli see võimalus vajutada, seda vajutas nii, et oli vajutatud, et seal vahe oli 2 ratsega tegi põhimõtteliselt kindlustas rallivõidu ära laupäeval, täna oli vaja ainult vormistada. Sisuliselt vormistaski, et see ole hommikul natuke kaotus aedada, seda võis kaotada, Neville oli piisavalt kaugel, võtta, kõik oli justkui tema kätes, kõik oli olemas ja siis läks rehv ja nii oligi. Ja ta ei olnudki mitte midagi teha, et ma sain aru, et ei olnud tema ei olnud nagu sõiduaps, vaid lihtsalt, eks ole, läks. Jama, kahju. Ütleme, väga arvan ikka sellist rallit, kus sa tunned, et üks mees oli nagu teistest nii üle ja vääris seda esikohta igati. Ja seekord see Ogier tegelikult vääris, aga see on ralli ja siin see väärima sõna ei loe mitte midagi. Ja vaata sellepärast ka eriti, et Ogieri kogu see hooaeg tegelikult, nii palju, kui ta siin sõitnud on selline selline so-so olnud, et ta just kui on olemus olnud, just kui on kiire olnud, aga nagu ta ei ole sellist vana head Ogieri pole olnud, kes ikkagi nagu domineerib ja juba ikkagi jõudis mõttesse tekkida see, et äkki ikkagi on vanaks enda, kas ikkagi nagu peaks seda asja tegema, siis siin rallil ikka nagu ta näitas, et mitte keegi vastu ei saa tegelikult, et kui Ogier kurjaks aetakse ühel katsel Solberg lajatas 14 sekundiga, et katse lõpus tegi suuri silmi, võttis mollilt telefoni käest ära, et ise aegu vaadata ja pärast seda näitas, kuidas sõidetakse. Et seda oli nagu nii lahe vaadata ja mulle tõesti meeldis seda vaadata, Ogieri kogu nädalavahetus oli suurepärane. Et see rehvi lõhkumine selles osas, et nagu sa ütlesid, ega ta ei sõidnud kuhugi otsa, lihtsalt rallivärk ja mega kahju. Oleks juhtunud katse lõpu eel, poleks keva hullu öelda, juhtus nii alguses, et ebain. Ja ma just tahtsin ka seda mobiili ärahaaramist mainida, et mul natukene meeldib, kuidas siin mitte kõigil sõitjatel, aga enamikel sõitjatel on mingi selline katse lõpu finiši intervjuudes on mingi oma selline oma roll tekkinud või nad kõik natuke erinevad, et see Ogier tuleb vahet sinna, Ogier alati analüüsib neid aegu, võtab telefoni ära, mis siin on. Neville'il on see kuulus see, et ta tegin spinni, sinna kaotasin 1,2 sekundit ja sinna seal kurvis, et ole kaotasin 0,6 sekundit, mingi täppis analüüs, selline, see on mega, Solberg ajab lihtsalt, eks ole, kui on hea tuju, siis ajab lihtsalt, ta ajab siis paska heas mõttes suust välja, et supervend. Evans on mõtetu, Evans võiks ka mingi enda rolli leida, et Evans ja Pajar, et nad peaks natuke õppust võtma. Fourmont on ka selline analüüsiv, eks ole, räägib alati katsetest päris hästi põnevasti, et tal on mingi tüüplausel see, et kõik jumalast äge katse, alustab alati nii, eks ole. Ja siis ta räägib, mis valesti läks. Katsuta lihtsalt, kui on hea tuju, siis on see holy shit ja fuck ja ropendab seal, laseb, kui on paha tuju, siis ta on see pobiseb sinna riiurisse nii, et mitte midagi ei kuule, ülifun. Mul meeldib, et ta on hakanud mingid sellised rollid, et nüüd on Evans on ainus, kes natukene tippudes sealt välja rutub, et võiks ka leida mingi sellise enda nurga, kuidas neid asju kokku võtta, et tegelikult pole ju oluline, mis sealt küsitakse, paned lihtsalt mingi oma sellist agendat. Täpselt pole oluline, mida küsitakse, sest Julian Porter on küsinud 20 aastat ühte sama küsimust, et mis seadistuses muutsid ja mitte kunagi ta vastust sellele ei saa. See näitab, et vahet ei ole, mida küsitakse. Räägi oma juttu ja tee seda, mida tahad sisuliselt seal katse lõpus. Ja veel rohkem võib-olla sama kahju on ka Pajarist. Pajari, nüüd me võime see Pajari kiidulaulu ära teha. Pajari liikus 3. kohal enne eelmimast katset oli seal ütleme nii, et oli lähemal teisele kohale kui see, et Tarant keri ära võtab. Tal oli ja mingi jama vist, et ta ütles, et siin taustal on midagi, et mul on mentaalselt väga raske täna sõita, et ma eeldan, et see kõlab nagu mingi lähedasel on mingi jama, aga võib-olla ma eksin, et tundus, et on üleüldse see jama ja siis tuli see refi asi ka otsa ja siis mõtlesid küll, et come on, miks tema just, et miks mitte keegi teine. Ja ta vist ise ütles ka, et sõidujoones sõitsin, seal oli kivi,
ja Reit. Ja, ma pean ütlema, et ma ei ole absoluutselt Bajari fänn, aga ma olen nagu see ralli ta tõesti, ta tegi meeletult head tööd, ma ikkagi, pigem ma pean ütlema, et ma, võtaks mütsi maha ta ees, et see oli viimane ralli, kus ma oleks arvanud, et ta tuleb siin mingisugust sellist show'd tegema siin olukorras, kus tegelikult on rajal 3-4 väga kiiret meest eesotsas. Aga sellegi poolest suutis katse võita võtta. Ja vahepeal juba tundus, et Ogieriga täiesti võrdselt suudab hakata ralli võidu peale sõitma. See oli siis eelkõige ralli alguse poole, kui ma õigesti mäletan, see reede. Et Ogier oli Fourmaux ja Bajari ja pärast oli siis Ogieriga seal ja et ütleme, ta viimased poodiumid on ju, see on natuke nagu petlik olnud, et ta on eest ära kukkunud sõitjad ja siis sa tuled ja võtad sellise võib-olla kontrollitud sõiduga selle poodiumi. Et mulle ei ole see väga meeldinud. Aga siin rallil ta mulle väga meeldis, sest ta sõitis päriselt kiiresti. Ja mõtle, oled siin nüüd 3. koht olnud, siis ta seerialt 3., 2., 3., aga ei ole, et tuli 7. Aga ma ütlen, et ta vist ise oli ka finišis pigem nagu ralliga rahul, et tegelikult see esitusi kõva ja ta kuidagi oli selline võitlus valmis, et ta oli ka, et mingil katsel mingi Solberg edestas teda päris suurelt, vaata, see ütles, wow, et see on küll palju, et me järgmisel katsel läheme panema, et seda päris palju oli seda, et ise kui mingi katse ei tulnud välja, siis ta oli see, ma järgmisel lähen teen selle tagasi. See on asi sellist võitlustahet. Minus varem Bajaril ei olnud, minu meelest on selline võitlev Bajar, et kes varem oli see, et teeme kontrollitud sõitu värki, siis nüüd oli see, et me lähme võtame selle poodiumi kohe ära, et ei lähe minust sõiduga mööda. Ja kusjuures pidas ka sõna, sest see katse oli 14. kiiruskatse, kus Oliver Solberg lajatas talle 10,5 sekundiga ja 15. Bajari teine 0,1 kaotas Ogierile 16. katse, Bajari teine kaotas Fourmaux'le 0,8. Et pidas sõna. Solberg seal taga oli näiteks 16. juba, see oligi tal mingi erroriga katse vist, et 18 sekundit Bajarile kaotust, 15. seal circa 4,5 sekki. Et kui ta midagi ütles, siis ta pidas ka sõna sisuliselt. Jaa, ei, kiidame, et see nüüd tulevad, see Jaapan, sealt edasi tulevad need Treka, see asi, mida me kõik ootame, Treka, Eesti, Soome, suur trio, et seal võib isegi, mine sa tea, mul on Bajari osas kuidagi see ralli tekitas ootusi, et nüüd saab jälle pettuda, ma arvan, et ja siis 8 mees, tegelikult oli päris huvitav küsimus, et kas Sordo edestab puhta sõidu poolest mõnda Toyota meest, meeldasime siis Katsutat. Poom ütles jah, ei ütles ei, siit tuleb Eigale punkt, sellepärast, et Sordo... See on väga selge punkt. ma ei teadnud, ma pean küsima, kas Sordo edestab M-spordi mehi. Ta alustas vägevalt selle esimese katse, et sealt oli see Hyundai fantastiline auto, kõik liigub, kõik on täpas, kõik on super, me lähme nüüd. Ja see jutt kestis umbes, ma ei tea, 1 katse või 2 katse finišis oli ja peale seda oli kõik ikka valesti ja kui vihm tuli, siis ta ei liikunud enam üldse ja ütlesin, rehvid, kirus neid rehve ja kirus autot kirus vähem, rehve kirus ja ennast, et mulle meeldis see, kuidas ta selle ralli kordu võttis seal lõpus, et see oli kuidagi sümpaatne, et tegelikult, mis ta oli, et tahaks olla sama kiire nagu Ogier ja Neuville ja teised ära ei ole, et andsin, üritasin ära, ei ole nii kiire, et nii on. Ja kiirust ei ole, eriti libedast läks, siis tema kuidagi nende handcourti pehme segura rehviga sõbraks ei saanud ja see oli siin läbiv jutt ja mitte midagi positiivset seal ralli teises pooles tegelikult ju ei olnud. Ja 8. koht on ikka pettumus ka, et kui sa kaotad 4 minutit paremale nii, et sa ei ole suurt ajatadu seal rehvide või millegi muud ka, vaid lihtsalt sõiduga. Okei, alustas küll üsna eest, aga see oli ka tema häda seal rahel viimasel päeval, siis ma ei tea, jama. Jah, ma ütlen ausalt, et nagu liiga palju pole ta kohta midagi öelda. Et ta ainus positiivne
Hetk oli SS1, ma ütleksin. Ja pärast seda läks kõik allamäge ja kahjuks SS1-lt siis 4. aeg kaotus Formole 1,2 sekundit ja kusjuures ei olnud tegemist mingisuguse mikihiirekaga, vaid 15 kilomeetril korralik kruusakatse. Aga mis sai edasi? Vot ei oska öelda, et tõenäoliselt teised lihtsalt võib-olla esimesel kiiruskatsel kontrollisid kuidagi ja Sordo on ikkagi siin Portugali meistrisarja sõitnud Rally2-ga päris tükk aega, et võib-olla ta tundis mugavalt alustada seda, aga ei. Mitte midagi positiivset, selles mõttes, et täiesti mõttetu üritus oli see sisuliselt see Sordo sinna tuua, et isegi kui me korra mõtleme lihtsalt Kanaaridele tagasi, seal ka midagi väga ei olnud, on ju paar sellist, seal oli ka keeruline autoga, aga ütleme, sisuliselt mitte midagi ei olnud. Siis ei olnud ka siin mitte midagi. Nii et see pidu läks nagu tuksi ausalt öeldes, et jah. Loodaks, et see tegelikult lõpeb ära, et Hyundai ikkagi võiks 3. mehe ka valida, kes siia veel selle hooaja jooksul pulti panna. Ja selles mõttes on huvitav, tegelikult see 2024 nagu ei ole ammu. Et ole siis, kui ta sai proovida, siis oli ta Portugal 5, okei, ja siis oli see Sardiinia 3, Kreeka 2, et tegelikult üle-eelmisel hooajal ta oli selles mõttes see 3. sõitjana tulija tegi, on ju, siin neid varasimaid aegu ja see siis jälle, eks Kreekast 3, Portugalist 2 oli see 2023, et tegelikult tal nagu alles äsja justkui tuli välja, ma ei tea, et see hooaja ei tule kohe mitte. Jah, aga see Hyundai ka tegelikult ikkagi läks pekki pärast uuendusi või pärast seda, kui see hübriid ära kadus, on ju, et pärast seda see balansi küsimus on tekkinud. Et ega enne seda see auto oligi hea. Nii on. Ja kui me jõuame siis M-spordi manu, Martin Sesks raotas liidrile 6.50 koha mõistes. Oli kõige kiirem Fordi mees. Aga ma arvan, et sa oled nõus, et me mõlemad, ütleme nii, kui me tegime siin selle küsimuse, et kas M-sport võtab ühe katsevõidu, Poom ütles jah, ei ütles ei, õige vastus oli ei. Sisuliselt ei, Virves, ma vaatan seda katset, et Virves on ikkagi võitnud, et see mõttes, et siin on jälle ei ole punktu täitsa. Sa norid praegu, ütleme, siin läheb vähemalt tagant. Ei lähe, mis asja? See, kui tagant keegi tuleb hoopis teistes oludes, kuule, anna pool punkti. Jah, ei. Siin ei ole mingit pool. Igatahes, mida ma öelda tahan, mõte oli ikkagi see, et Martins tuleb ja teeb ja olgem ausad, ega ta liialt palju ei tulnud ja teinud, et Tead, ta tegi täpselt nii palju, et ta tegi täpselt oma tüüpilise ralli 1-ga, kus ta suudab teha ralli peale, ütleme siin 3-4-5 normaalset kiiruskatse tulemust, on ju. Siis on mingi osa kiiruskatseid, mis on nagu täiesti pekkis, tuleb kõikidest Fordidest aeglasemalt ja siis on mingid sellised katsed, kus ta lõhub rehve lihtsalt. Ja see ralli oli täpselt samasugune jälle. Et ta alustas ikka väga kehvasti, oligi seal kõige aeglasem, sisuliselt väikeste mingite mööndustega seal Fordide vahel jagasid oma kohti, aga siis tuli see reede teine ring, kus ta SS8 sõitis välja juba 4. aja, SS9 3. aja ja siis see kõik vajus jälle kokku. Ja siis on, võtame see SS17 keerulistes oludes Amarante, ta sai selge eelis, on ju teine aeg ja täna ka esimeselt Faffelt 3. aeg ja 22 ka kiiruskatse 4. aeg. Midagi nagu on, aga siis sähvatus sealt. Tormi küsib Martinsi kohta, et kas Sessil on mõtet üldse ralli 1-ga pusida enam, et vahel arvus sähvatab, aga enamus ajal on teistel sabas, et võib-olla peaks järgmist hooaega arvestades ralli 2-le keskenduma. Ma arvan, et vastus on, et tasub küll pusida, et see ralli 1-s sa vist ikkagi saad näidata natuke, et või sa oled selles mõtled, et mingi loogikuses ralli 2-le mineku saad isegi olemas. Tead, kahe vahel. Ma ei oska siin head vastust selles osas anda, et ühtepidi, kui see eelarve on kokku leitud,
siis ma olen ka seda meelt, et tasub see programm lõpuni teha, sest olgem ausad, sa saad ikkagi väga-väga suure eelise, kui sa tuled ralli 1 pealt järgmine aasta ralli 2 peale tagasi. See on väga suur eelis, et võrreldes teistega, kes seda kogemust saanud. Järgmine point on see, et selle ralli 1-ga see turundus, mis sa endale suudad teha, see PR on nagu nii palju tugevam kui see ralli 2-ga kuskil taga, kus sa pilti ei pääse. Täna on ikka Martinson Lätis on täielik superstar, nii nagu Ott on meil Eestis. Kui ta sõidaks WRC2, ta ei oleks seda. Et ma arvan, et see on tema puhul ikkagi pigem oluline olla tippklassis, teha see hooaeg selliselt lõpuni, nagu ta tuleb. Loodame, et siit läheb olukord paremaks, sest me tegelikult näeme, et kiirust on, aga nii kuradi lollid asjad juhtuvad kogu aeg tal, et ta lõhub neid rehve lihtsalt lõputus koguses, siis midagi ei klappi. Ja lõpuks on ka see, et ta istub nii harva seal autos, et ütleme, kui see ikkagi mingi selline Solberg või Rovanpera ei ole, siis sa ei tule selle autoga kohe super kiiresti sõitma, võtab aega. Ja ta vist ütles ka, et see ralli esimeste kiiruskatset finišis ta ikka kasutas seda sõna rooste päris palju, et ei ole veel seda tunnetust peale seda pikka pausi. Et ma arvan ka, et see äkki sai selle ralli alla ja siis hakkab panema. Ma tahaks öelda, et potentsiaal igal juhul on tal ja ma arvan, et me näeme see aasta veel mingit üllatust tema poolt ja ma tahaks loota, et järgmiseks aastaks tõenäoliselt ta teeb terve hooaja kaasa. Et siis on ta võib-olla nende aastatega siin ikkagi kuigi palju kasvanud ja et siis ta oleks nagu päriselt nii-öelda tipus on ju, et ta ikkagi suudaks võidelda absoluudis küll jah, need ralli 2 autodega või mis iganes autod nüüd saavad olema nagu kõrgetele kohtadele. Ja siis meil oli loomulikult selline küsimus, et kes lõpetab iirlastes kõrgemal, Eigo ütles Joss, Bob ütles John ja loomulikult Eigo ole punkt, seepärast Joss tuli lõpuni, aga need iirlased võib vist panna ikkagi ühte patta, et mõlemal kuidagi tuleb neid apse sisse. Okei, see Jossi laupäevane see väljasõit seal mudas, ta oli esimene, kes sinna kurvi läks, eks ole, ja et see oli Joss McGurland siis, eks ole, et see oli ikkagi päris selline ütleme ebaõnn, et seal ma olen nõus, et see oli ikkagi ebaõnn. John tegi sellise suurema sõiduapsu täna startina me jõudnud, et tõmbas seal väike sõiduaps ja hullu hooda kraavi, aga hädasid olid ikka mõlemal, et mingid tehnilised hädad, eks ole, et see Armstrong sõitis pool päeva ilma roolivõimut, värava mehena tuli päeva läbi, McGurlanil ei läinud vist seal hoolduses massin käima ja start hiljalt, sealt tuli mingi minut ajatrahvi, üks jama teise otsa, osad on seotud selle Ford Pumaga, osad on seotud nende enda soperdamisega, et kuidagi selline mina ei tea, ütle, mis siis positiivselt jäi nende nädalavahetusest meelde, et sina oled see optimist Lääne-Virumaalt. Ta enne just ütles, et ma olen konkreetne vend, et mitte optimist või? Midagi sa ütlesid. Ei, Joshi puhul ainus asi, mis me välja toome, on ralli 1 arvestuses katsevõit. Ma ütlen siis niimoodi, SS21. Isegi selle võeti käest ära, et positiivsest osast see, aga ma ütlen ausalt, ma arvan, et ma ei suuda välja mõelda mitte kummagile väga midagi positiivselt, et see oli kurb selles osas, et päriselt nagu ei olnudki midagi positiivset. Ja Joshi minust väljasõid ka, ühtepidi võib öelda ebaõnn, et nii palju oli vihma sadanud, pidi esimene startima, aga ega see on ikkagi tema roolis, et mitte keegi teine, et see oli tema teha, kas sinna seina sõita või mitte, et kui sa tead, et sul on ikkagi sadanud alla seal tunde nagu kalland, et siis see kruus on pori ja sa suudad seda silmadega eristada sealt tõenäoliselt, et sõidukiiruse vale valimine ei ole ebaõnn. Jah, nii ja naa, seal vist kõik mehed, kes tulid täna hommikul ütlesid, et kuule, jama. Sa ütleksid ise ka, et mul on kahjudest. Sul ongi kahju ju. Õige, ongi kahju, vaata, sina värst üldse, vaata, sina kuradi hea loll, et Joss on hea loll, vaata, valid õige kiirus, vaata. Ma ei ütle sellist asja, mul ongi kahju, aga ma räägin seda, et välja sõita ei saa olla ebaõnn, kui sul auto on terve ja su sõidukiirus valikust
nagu valiku küsimus on see, kas sa sõidad välja või sa sõida, et no see ei ole ebahind, see on sinu enda valik. Jah, igatahes ja sellegi on nii tiir peal, et eladu, et äge ralli oli, noh, selles mõttes tegelikult ka, et peale seda värvikuivamist, mis seal Tanaaridel oli kõik, et noh, mul meeldib ka see, kuidas Portugal on ikka, vaata on mingid kohad, mis on nagu spordirahvas, vaata, eestlane ei ole spordirahvas, et kui siin vihma sajab väljas, siis on teeäärsed, noh, rallidel kas või siis on teeäärsed tühjad ja vaatan parem teletast ja kõik, et tegelikult, aga see Portugal ikka on näha rallirahvas, et seal tuleb paduka, et sa oled seal tee ääres ja vahet ei ole, liguned paar tundi ja let's go, et see, ma saan aru küll, miks see Portugal on jäänud sinna kalendrisse, ma ei tea, 50 aastaks varsti või midagi sellist, et patrus seekord küll kõik. Jaa, täiesti nõus, mulle ka väga-väga meeldis ja üle pika aja ikkagi ülimalt põnev ralli otsast lõpuni välja ja väheste katkestamistega, mis mulle meeldis, aga väga palju sellist pinget ja põnevust pakkuv, nii et kokkuvõttes, nagu alguses sai öeldud, ütleme selline ideaalne ralli. Ja minu arust see kõige müstilisem oli see, ma nüüd otsisin, laupäeva pärastlõuna esimese katse järel, 15 katset oli sõidetud, siis toona veel Ossier juhtis, et seal esimesed, mis oli 4 mahtusid 8 sekundi sisse, esimesed 6,5 minuti sisse. Noh, mingi metsikult keeruline ralli justkui, eks ole, ja niiske ja kõike seda ja ma ei tea, kuidagi siin seekord need vahed on üldse ei kasvanud või ei tulnud sisse, et noh, päris lõpus see on teine asi, et kuidagi püsis ka, et jumal tänatud need repi purunemised jäid siia ralli lõppu, et oleks seal võib-olla alguses seda neid olnud, et siis võib-olla räägiksin natuke teist juttu ka. Ja just, nõus, et kõik see action toimus ära alguses ja nii oli, et tähendab vastupidi, et ma olen igati nõus. Kõik oli lahe ja täpselt nii, kuidas läks, oli lahe ja suurepärane tulemus Hyundaile, mis on nagu, ütleme, see kirstordil selle ralli puhul minu meelest, et Hyundai sai oma võidu kätte. Niimoodi kripeldab see Horvaatia võit muidugi, et oleks see olemas, on ju. Et päris magus oleks see, kui siin oleks Neville'il juba 2 võita. Või siis oleks Ossier siin ära võitnud, siis mine sa tea, et sulle äkki oleks ikka Eestisse ja Soomesse tulnud ja mine sa tea, et sa oled, et selle Ossier MM-tiitli peale minekus. Nüüd on kindel, et see küsimus, aga nüüd küsimus on selles, et kui Ossier ei tule Eestisse, siis ju on Otil see võimalus, ma arvan. Jaa, kui ta tahab. Miks mitte? Seal vist, ma ei tea, kellele neil veel seda masinat soovid korra London. Ei, kindlasti ju, ma ei kujuta mingit teist varianti, et peale Oti keegi võiks, see tundub minu meelest väga loogiline. Tundub. Või siis ei tule keegi selle autoga, lihtne. Kuigi 5 autot nad lubasid välja panna. Ei seal on ju Suninen ja Korhonen ja neil on need ralliga mehed ka, kes vääriks paberil seda. Jah, aga selles mõttes, et Suninen täna ei ole ju Toyotaga mitte kuidagi seotud, ta lihtsalt kasutab Toyota Rally 2 autot, on ju, et kui keegi peaks Sunineni kasutama, siis see peaks olema Hyundai ikkagi korjumad üles ja 3. autoks panema siia Eestisse Soome rooli. Ei selles mõttes mingi kummardus ikka, näed, siin ju tõi võidu Suninen sellele näitas, et Toyota Rally 2 on kõige parem masin, et selles mõttes selle eest ei võid anda talle kätti küll, eks ole, aga ma ütlen, et... Jah, võib küll, jah, aga ühesõnaga, sellel ei ole mingit pointi seda autot kellelegi jagada, et kui ei ole Ossieri ja kui Tänakul ei pakuta, siis ma ei näe üldse põhjust, miks tulla 5 autoga. Aga võiks, mida rohkem autosid, seda uhkem alati. Just. Ennustuse mina võitsin, nagu alati. Siin poolt sa ei vastanud mitte ühtegi asja õigesti, selles mõttes, et... Katsevõidu vastasin. Ei, see on vale. Ralli 1 arvestus katsevõid. Ei. See oli formuleeritud valesti. Et mis siin veel oli, mitmendal lõpetab Virve, Seigo ütles 4, Poom 3, 4 oli lähemal õigele vastusele. Jürgenson versus Johansson, kes lõpetab kõrgel. Johansson, minu arvestus ütleb, et mis siin veel Sess ja Tatsuta sõitsid lõpuni, seda ei olnud, siin oli meil sama vastus, võit ja sul oli Solberg, sul Ossier, ma panen siis Solbergi lähemal, ma annan siit ka 0,5 punkti endale võidule, eks ole, et mina saan üldseisuks
5,5-0. Ei, 5,5 0. Ütleme nii, et see oli sinu koostatud. Ma koostan siis Jaapani ralliks ise ja siis võtan 6-0. Oled nõus, et Jaapani ralli tuleb. Eladu, ma ei tea, mis see Jaapanis siis, mida me seal Jaapanis ootame, eks me seda räägime siis, kui on Jaapani ralli käes, eks ole, et seal enne seda saab seda juttu ajada küll ja veel. Ma ei tea, et kas stardireajad on juba Jaapanis teada antud, veel vist ei ole või? On küll. Jürgenson on ka stardis. Auto number 25. Tõepoolest on ja Padon on Hyundai'l ja Ogier on kohal seal ja täispauk selles plaanis. Ja Aada ei ole, et ainult Sesksi ei ole, mis oli siin, et ta vist nii jaudle jätta sõitma. Ralli suurim... Ja see asi ka veel, et Dokspordi poole pealt siis punkte korjab Emil Lindholm ja kui tuleb Kreeka ralli, siis Robert Virves. Jah. Ja veel see ralli suurim võitja mõnes mõttes Neville'i kõrval oli Evans, et see MM-sarja rottu võttes keegi liialt lähemale ei saanud, et pigem nihtus, Ratsuutal nihtus eest ära, Solberg ja Furmoo said küll punustada mitte piisavalt, et Evans tegi jälle sammu oma MM-tiitli suunas. Aga kui ta selliselt sõidab, siis mine sa teades kui ta selliselt sõidab, siis oleks küll pläss, kui ta maailmameistrist tuleb, olgem ausad, et tahaks nüüd ühte midagi näha ka, et või mis? No nii on, nõus täiesti. Tõmbame joone alla, et mis siin ikka selline tee siis lõppu selline südamlik emadepäeva tervitused kõigile emadele ja siis ma panen rülli ja tõmbame saatele joone alla. Ja, kõikidele emadele head emadepäeva ja juba kuuleme 2 nädala pärast Jaapanis. Ei, uuesti, sa pidi südamlik olema, sa tegid sellise tavalise, südamlik. Ei, see oligi südamlik, see on Roland on südamlik. Lääne-Viru mehed, sellised nad on, mis on ikka. Rahulikult. Head emadepäeva kõigile, head ja ootame juba Jaapani rallit, mis on kuu lõpus ehk liialt palju puhkeaega ei ole. Kuulmiseni kõigile. 6. käik.